Tere tulemast kuulama järjekordset podcasti. Jaa, teeme siis teistmoodi, küsimus-vastus. Okei. Eri saade, küsimus-vastus. Ja, ma ei tea, mis tulema hakkab. Väga hea. Mõned episoodid tagasi sa rääkisid sellest, et inimesed ei ole mitte väsin, vaid inimesed on pinges. Jaa. Me läheneme natuke teise nurga alt. Et kuulda sinu mõtted selles osas, sest ma ise tunnen seda ja ma arvan, et seda võivad olla ka paljud tulnud. Et ma ei ole mitte laisk, vaid äkki ma olen ülekoormatud. Ja võib-olla see on siis närvisüsteem ülekoormatud, võib-olla see on midagi muud ülekoormatud, võib-olla see on keha on ülekoormatud. Aga vahel on selline tunne, ma lihtsalt viitsi. Lihtsalt viitsi teha, kapaatsus tekib peale mentaalselt ja siis väljendub nagu lõpuks ka kehatasandil, kus sa reaalselt võidki leida asendustegevusi jumala eest, et ei tegeleks sellega, millega tegelema peab. Ja see ongi, ütleme siis, tegelikult närvipinge. Tekitabki seda, et ja reaalselt täna, ütleme, võingi öelda, et enamus inimesi elabki pinges. Et see pinge on nagu nii omaks saanud inimestel. Me oleme harjunud pinges elama. Ja teistpidi, nagu ma olen öelnud, et samas ka pinge käivitab, panebki tegutsema. Ja siis see võibki tunduda, et okei, et ma olen ühesõnaga tegus, toimetan. Aga tegelikult, kui sa hakkad aru saama, sa toimetab pingest. Et nagu ma ütlen, nagu meil on öeldud, et mis sa passid, niisama, tee midagi. Ja siis ongi see, et siis ma olen ühesõnaga toimekas, siis ma olen see teine kolmas. Et aga täna ma ütlen reaalselt, kui sa sisse tekib päriselt rahu ja kohalolu ja teadlikkus, sa oled poole produktiivsem. Et selles suhtes ongi, et me hästi palju närvisüsteem on pinges ja me tegutseme ja meile tundub, et ühesõnaga ja siis tekibki see, nagu sa ütlesid, et istud diivani peal ja tekib lõpuks see apaatsus, et ma ei viitsi mitte midagi teha. Aga see ongi juba see, et siis sul on juba kopp ees kõigest. Ma täna teel siia tabasin ennast mõttelt. Ma ei suuda niisama olla. Ma olen seda varem kogenud ja naine ütles ka mulle üks päev seda, et sa ei suuda üldse nagu niisama olla. Ja ei suudagi, ma tunnen, et ma olen siis mõttetu. Ma pean, et isegi haigena pead sundima ennast tegutsema, sest ühtepidi inimestel ju, mitte minul, vaid inimestel ongi tähtajad, eks ole, projektid, kohustused, võib-olla nende mingid huvid, mida nad tahavad teha, ambitsioonid, eks ole, mida nad tahavad kätte saada või saavutada. Aga teiselt poolt ongi see, et ei suudagi olla lihtsalt rahulikult, sest et iga 5 või 10 minutit rahulikult olduna, isegi kui sa oled haige, tekitab tunde, et ma raiskan elu. See ongi kõige hullem asi tegelikult üldse, et kuidas inimesed nagu, ma ütleks selles suhtes, ma tookski välja siin jälle selle Karpmani kolmnurga, kus on siis ohver, päästja, agressor. Ja ütleme nüüd selles kohas, kus sa hakkad ennast nagu ühesõnaga siis ütleme tümitama, oled sa ise agressor enda suhtes. Mõtlegi naljakas. Ja ohver ka veel. Ja, sa oled ohver ja sa oled agressor. Et see inimesed ei mõtle selle peale, et tavaliselt on, et sellest kolmnurgas ongi see, et ja nagu ma olen öelnud, et neid õpetatakse meile maast madalast, juba muinasjuttudes on punamütsik ja hunt, vanaema on ohver, punamütsik on päästja, hunt on agressor. Ja need asjad on igal pool. Multifilmid, muinasjutud, seriaalid, teatrid, kinod. See on igal pool sees. Ja me elame nendes rollides nii sees,
et see on tegelikult päris katastroof. Kui sa hakkad lõpuks neid rolle läbi nägema ja aru saama, see on hästi lahe koht. Ja ütleme, kõige ideaalsem, kui sa lõpuks saad vaatlejaks, kui sa astud sellest mängust välja ja hakkad kõike kõrvalt nägema ja miks me näeme alati teiste asju nii hästi ja selgelt ja tahame teisi õpetada, ongi see, me ei näe enda asju, siis me tahame rääkida teistele, miks sa seda teed, blablabla. Et siis lähedki sinna sõnaga õpetaja rolli ja et inimesed uurige Karpmani kolmnurka ja vaadake, tehke see endale selgeks, mis on Karpmani kolmnurk ja hakake jälgima, mis rollides teie olete, sellepärast et ühesõnaga need ongi, et siis need Jungil on jälle varjud, on ju, et mis varjud meil on, et ühesõnaga tehke endale selgeks ja vaadake, mis rollides või mis varjud teil on, et see on ka väga hea koht. Tehke kodune töö ära ja järgmises episoodis räägime. Järgmine küsimus on palju läbi käinud mõne mõttes, aga ikkagi tekib ka minul täiend küsimus ja ma arvan, et paljudel kuulajatel, vaatajatel, kes siin YouTube'i vahendusel vaatavad, tekkida sama asi. Et on inimesi, kes pingutavad ja tulevad tulemused. Ja inimesi, kes pingutavad aastaid, aga tulemusi ei tule. Või siis on need tulemused sellised, et tuleb aga kuidagi jube kas raskelt või jube pika vinnaga. Miks? No see on jälle väga lihtne süsteem, et sa ise saboteerid ennast oma alateadlike hirmudega. Et siin ei olegi muud mitte midagi. Kui su sees on lihtsalt kehas on need tunded, mis annavad sulle alateadlikult kogu aeg infot ajule ja siis aju räägib sulle kogu aeg, et millega sa hakkad piirama. See teine inimene, ütleme, et see on hästi huvitav, et mõni inimene võib minna näiteks, nad kuulavad näiteks ühte sama, ütleme, õpetust või ütleme siis, mis iganes, kuidas öelda, mingit kursusel. Üks saab sealt taipamise, ta teeb selle asja ära. Aga teine saab sama taipamise, aga tal on hirmud sees, mis ühesõnaga hakkavad seda nii-öelda, ma ei tea, võiks öelda, et moonutama seda teavet, mis ta sai, siis tema alateadlikud uskumused ja hirmud hakkavad moonutama seda. Ja ühesõnaga ta kukutabki selle kokku, sellepärast tal ei toimigi. Teine teeb, ütleme, selle info põhjal hakkabki tegutsema, teeb asjad ära ja teisel on lihtsalt nii palju alateadlikke hirme ja uskumusi, millega ta ei saa ühesõnaga neid asju tehtud. Ta lihtsalt ise saboteerib ennast. Kuidas lõpetada seda enese sabotaaži? No see ongi ikkagi jõuame jälle ikkagi selle tundeni. Tunne tuleb kehas ära teha. See muster tuleb kehas kustutada või ütleme, mitte siis kustutada, see on vale sõna. Tunne tuleb lõpuni tunda. Tunne tuleb lasta nähtavale tulla ja tunda see lõpuni. Ja siis, kui sa tunned selle lõpuni ära, siis on su kehast vabastatud ja keha ei anna enam signaali ajule ja aju ei saa genereerida enam, tal ei ole mille pealt genereerida. Kas see siis vastus, mille sa andsid selle küsimusele, algas põhimõtteliselt selle sama kohaga, et me tahame elult rohkemat ja enamat ja paremat, aga on siis terapeudid ja coachid, kes väidavad, et me tegelikult kardame seda. Ehk siis mul on ise seda mõne korda töödud, et kui ma mõtlen edu peale, mis iganes see edu definitsioon siis on, kas rohkem raha või suurem jälgijaskond või vaatajaskond või rohkem kliente või ma tegelikult kardan seda kõike. Alateadlikult, jah. Aga mida siis inimene kardab seal? No sellega kaasneb vastutust või mis ta seal kardab tegelikult siis? Vaata, see on jälle nii erinev.
Et siin ongi see, et kui ma kliendiga tööd teen, siis ma lasengi tal nüüd minna sinna, mis sellega tal seostub, milline, ütleme, hirm tal üles tuleb ja siis sellega tegeleme. Et seda ei saa öelda, et ühesõnaga, see on ikkagi mingisugune muster, mis on meile elu jooksul siis alates lapsepõlvest sisse ühesõnaga võetud, programmeeritud nii-öelda, mida me teeme siis ise, on ju, läbi oma kogemuste ja me teeme ka neid asju muidugi, see ei ole ainult see, et me kõike peame läbi kogema. See võib olla ka vabalt uskumus. Sa oled kuulanud kellegi juttu, vanemate jutte, mingi, ühesõnaga, see võib olla puhas uskumus ka. See ei ole see, et mul on nüüd reaalselt, ma olen selle asja läbi kogenud. Ei, sa oled võtnud mingi uskumuse ja selle uskumusega sa kustutad oma unistusi. Päris kurb. On. See omakorda viib sellesse kohta, et kui endal edu ei õnnestu saavutada vaheldava eduga või siis mõnil õnnestub üldse, kogu aeg on fail ja ebaõnnestumine üksteise ebaõnnestumise otsas, siis ma olen ka ennast märganud vahepeal selles hetkes, viimasel üha vähem, aga vahepeal, et teiste edu teeb haiget. Vaata, see on jälle tegelikult hea koht. Siis tegele sellega, mis sul haiget teeb. Jälle märka, mis sul kehas tekib, mis tunne sul tekib sellega. Ütleme, seda võib öelda, on ju, see on kas mingi kadedus või mingisugune ühesõnaga, või sa hakkad jälle ennast materdama, oled siis enda vastu ühesõnaga agressor, et sa hakkad ennast pisendama ja kiruma ja bla bla bla, et aga põhiline ongi, vaata, mis su kehas toimub. Märka seda ebamugavustunnet ja proovi see tunne ära lahustada. Aga kui inimene ei oska nende tunnetega tegeleda või ei oska endast seda probleemi nagu lahendada iseseisvalt, siis kas üks viis on siis see, et ennast teistega mitte võrrelda või et lülitada ennast nagu siis maailmast välja või? Ei. Kuidas sa võiks ju minna, ma ei tea, koopasse jah. Et ei, see ei toimi. Et kui sa tahad ikka elada ja elus olla, siis on vaja ikka need asjad endast sees ära teha, et põgenemine ei aita, eraldumine, väga paljud inimesed, kus juures eralduvadki, hakkavadki tõmbavadki oma mulli ja sõnaga eralduvadki, aga see ei ole lahendus. Seal hakkab teistpidi, ütleme, tervis ja kõik, ja mis elu see on? Elu on nautimiseks. Täna ma ütlen reaalselt, elu on nautimiseks, elu on väga super. Kui sa teed endas ära need negatiivsed uskumused, triggerid, asjad, emotsioonid, mis iganes keegi, kuidas nimetab asju. Kui sa teed reaalselt need ära, siis su elu muutub kardinaalselt. See vastus viib meid tagasi eelmise episoodi juurde, mida inimesed võiks minna vaatama, kus sa siis tegelikult ka mainisid seda sama poolt, et kui sa ennast eraldad, siis võib tekkida see kunstlik näiline rahuseisund ja kui sul neid stiimuleid ümber ei ole, ja ma ei tea, sotsiaalmeediat või mis iganes kõik, mis sul enne oli, mis seda halba tunnet tekitas, neid triggereid käivitas sinus, siis ongi nagu tore olla aga see on ainult seni kaua, kuni sa taas jälle saad kogeda siis väljalt poolt. Midagi enamat kui ainult iseendaga olemist. Jaa, nii ta on. Et see on töö iseendaga. Siin on, ütleme, meid kahjuks programmeeritakse maast madalast. Saama kellegiks, võrdlema, analüüsima, aga ütleme, ja sa kogu aeg kaugened tegelikult päris enda minast. Ja nagu ma täna ütlen, kes saab paremini sinu asju üldse teada kui sina ise. Ja nagu öeldakse, kõik vastused on tegelikult sinu sees. Õpi seda kuulama, aga tegelikult ongi see, et me oleme harjunud kogu aeg vastuseid saama väljast. Kogu aeg on keegi targem, kes ütleb, see algab juba
sa pead kuulama isa-ema sõna, sa pead kuulama õpetaja, kasvataja on ka lasteaed vahepeal on ju, siis sa pead õpetaja, siis sa pead ülemust, siis sa pead seda. Peame kogu aeg kuulama. Ja miks ongi väga paljud inimesed ei julge ise ettevõtlusega tegeleda, ongi see, nad ei julge võtta vastutust. Sellepärast, et nad on harjunud kogu aeg, et keegi ütleb neile, mida nad tegema peavad. Et vastutuse võtta on ka tervenemisel väga suur, ma ütleks isegi kõige suurem osa. Kui sa võtad vastutuse, et mulle ei meeldi enam see elu, mida ma elan. Ja ma tahan enda asju korda saada. Ma tahan selgusele saada. Ja jällegi, ma ütlen, ainuüksi selgus ei anna sulle seda, kuna on 5 tajumeelt, mis käivitavad siis ühesõnaga, kui keha annab sulle selle impulsi, millest me oleme ka palju rääkinud, keha annab sulle impulsi, siis, või tähendab 5 tajumeelt annavad kehale impulsi, keha annab ajule ja aju genereerib siis, mis võib juhtuda. Ja see ongi kõige ühesõnaga siis suurem takistus selleks, et asjad toimiks. Kui su kehas on neid hirmumustreid, siis kui 5 tajumeelt annavad kehale selle info, siis keha annab ajule, aju genereerib seda ja oledki jälle ühesõnaga oma pagasiga, mis sul on, vaatad tõtt. Sa mainisid vastutust ja vastutuse võtmist ja teine pool sellest on ka natuke nagu uusaasta lubadused. Ma arvan, et kõik inimesed on oma elus kogenud mõlemas seda kohas siis seda kohta, et tekib see päris tunne, et jah, ma nüüd olen valmis võtma vastutust, ma näen, mis on probleem, ma näen, mis on murekoht, ma tean, ma pean tegema seda. Olgu see siis, ma ei tea, et hakkama tervislikult sööma või hakkan trennis käima või ärkan kell 5 hommikul ja ma tean, et see muudaks, aga ma ei tee seda. Ja ma saan tegelikult aru ju, ja inimene, kes kuulab, saab ju aru sellest, et see ongi vastus on praegu siin kandikul ees, lihtsalt tee see ära, aga mille taha see jääb siis? Alateadlike mustrite taha. Kõige lihtsam. Mis hakkavad tühistama neid asju kõike, mida sa siis tahaksid teha, luua ja siis alateadlikud hirmud, uskumused hakkavad neid järjest. Vabandused ja põhjused, eeldused. Hakkad edasi lükkama ja no alati nagu, selle kohta öeldakse loll, kes põhjust ei leia. Okei, aga on üks väga spetsiifiline tunne, mida paljud on ka tundnud ja mina ise seda näen, et see on üks väga suur murekoht olnud ja ühtpidi hästi õilis. Teistpidi see tekitab hästi ebamugavat ja ebamugavust ja raskust endale ja ümberringi näed ka, et inimesed tegelikult kogevad sama asja, on ebaõiglustunne. Ja me rääkisime siin just teistega võrdlemisest, et see on kindlasti üks koht, kus inimesed võivad tunda, et aga miks tal on ja mul ei ole. Ise ka seda kogesin siin võib-olla mitu kuud tagasi päris tugevalt ja sain ka aru, et see on nagu, ja ma muidugi kirjutasin ka inimesele, kes see tunde tekitas minus. Tema ei olnud süüdi see mõttes ju, et lihtsalt tekitas tunde ja see ei aidanud. Selle välja ütlemine ei aidanud mitte kuidagi. Tekitas endas veel siukse nagu sitema tunde. Et kus see ebaõiglustunne nagu tuleb ja miks on nii, me otsime seda õiglust? No ikka elu ise. Mida kus me oleme kasvanud, ikkagi kõik ühiskond. Et ega see, ma ütlen jällegi, see hakkab jälle need samad rollid, mis hakkab muinasjuttudes pihta. Ebaõiglus on muinasjuttudes täpselt sama. Kes on ohver, kes on päästja, kes on agressor. Ja seal olekki, siis mis rolli sa võtad? Et ühesõnaga, et kui sa näed ennast ohvri rollis, et kõik teevad mulle muudkui haiget, mina olen ühesõnaga nii hea inimene, aga näe, see teeb mulle seda, käib see kogu aeg mingisugune võrdlemine, analüüsimine ja täpselt nendes rollimängud. Need rollimängud ongi need põhilised asjad, mis ikkagi tekitavad meile kõike seda kammajad. Ja me jõuame ikkagi kolmnurga juurde tagasi.
jah, ikka. see on, ma ütlen, et see Karpmani kolmnurk on elu põhi, ütleme siis kooli ülesanne, mida sa pead ära lahendama, mida sa pead lõpuks hakkama läbi nägema, et tulla nendest rollidest välja ja saada vaadlejaks. Ma ei tea, kas sa oled märganud seda ise? Mina olen, ma loodan, et sinu vaatajad, kuulajad on ka märganud seda. Aga et inimesed kipuvad teistele pigem hinge sittuma, kui neid kiitma. Negatiivseid kommentaare kritiseerida on lihtsam, kui vaadata asju optimistlikult, positiivsest nurgast ja kiitvalt või konstruktiivselt. Mis arvad, miks see niimoodi on ja kust see tuleb või millega peaks inimene tegelema, kes ennast võib-olla sellest kohast, ta võib-olla ei märkagi ennast sellises kohas, aga oletama, et ta saab tegelikult aru sellest, et ma nüüd olin negatiivne ja ründasin kedagi verbaalselt või siis sotsiaalmeedias kirjalikult. Et kust see tuleb? Mis see sees toimub? No ikkagi see kolmnurk. Sellest tulebki, et järelikult kui sa ikkagi kritiseerid, et okei, mingisugune analüüs on ju ka vajalik. Et kui sa nagu ütleme, ei aruta midagi, ei analüüsi midagi, siis see, et ütleme näiteks, on ka öeldud, et ühesõnaga, et sa ei tohiks kedagi nagu kritiseerida. Et see on su peegel siis ja et ta käivitub midagi, aga tegelikult on ka need asjad mingis mõttes ikkagi edasi viivad. Ja kui sa märkad, eriti sel hetkel, kui sa näiteks kedagi kritiseerid ja sel hetkel märkad endas ühesõnaga, aga miks ma teen seda praegu, kas minus on midagi? Et need on ka teistpidi ühesõnaga võivad olla täiesti taipamiskohad. Ja kus sa saad aru, et okei, ma praegu tegin seda selle pärast, mul oleks vaja endas see koht üle vaadata ja see ära teha. Et need on kõik ikkagi, see on elu. Et õpi ka ennast analüüsima selles mõttes, heas mõttes, et nii sa saad endas asju ära teha. See on huvitav, mis sa mainid, sest et minu jaoks on siin nagu, sõna vastuolu on võib-olla ülekantud tähendus, aga kerge vastuolu just selles osas, et miks see siis niimoodi on, et öeldakse vaata, vist on niisugune vanas on ka Eestis olemas, ma täpselt nagu identselt seda tsitaati ei tea, aga mõte ongi selles, et see, mida ma näen teises, see on ka minus endas olemas. Ja siis ma mäletan, noorena ma kogesin seda väga palju. Ma tegin vaatasin hästi viltu ja tegin hukkamõistvaid kommentaare inimestele, kes jõid alkoholi ja suitsetasid. Et aga siis mul tekkiski segaduses toona noorena, et aga mis siis tähendab seda, et mulle tegelikult meeldib alkohol suits või? Et ma ise ju tegelikult ei teinud seda, eks ole, aga mind hullud häirisse, teised tegid seda. Et kuidas siis, kuidas sellest nagu parim aru saada, kuidas see on niimoodi, et see, mis mind teiste juures häirib, see mu endas ka olemas? Võtta, sul on see muster, mitte sa oled näinud, ütleme, siis väiksest peast või mingis eluhetkes on ju, et kuidas siis ütleme siuke suitsetaja juuetäis inimene käitub. Sa oled võtnud lihtsalt endale selle mustri sisse. Ja nüüd ongi, kui sa näed kedagi, kes on siuke suitsetab, joob, sõnaga käitub halvasti, siis sul lihtsalt see sama tunne kehas käivitab selle. See ongi jälle see sama, see viis meelt. Ja sa näed, kuuled, siis või ütleme, tunned seal alkoholi haisu või tunned suitsulõhna või see käivitab sus selles, mida sa siis ebamugavalt kogesid kunagi või ka nägid lihtsalt, ma ütlen, et kõik ei pea kogema. See võib olla puhas uskumus, et näed, sulle räägiti, et näed, et selline inimene on halb ja ta teeb endale halba ja siis sa võtsidki endale selle mustri, et okei, mina ei taha endale halba teha, mina ei taha selline olla. Hakkasid siis ühesõnaga, et sa ei joo, sa ei suitseta, on ju, ja mis ongi väga okei, on ju. Aga nüüd tegelikult siis see sama lihtsalt alateaduses käivitub sul selle mustri.
ja siis sa ühesõnaga mitte see, et see käivitab sind. Et nüüd sa tahaks ise juua ja suitsetada. Ei, see ei ole see. Sul lihtsalt on see muster, see infomuster on su kehas. Mis sa kuulsid siis kunagi, et see ei ole hea. Miski on vale. Jaa, see käivitub sus ja nii ongi. Urmas, nähtavaks tulemine on midagi, mida sa ise ka võtsid hoogu, et tulla nähtavaks. Täna sa teed oma nimelist podcasti, tegeled inimestega ja oled nähtav. Nüüd, miks on siis nähtavaks tulemine raske ja miks ta ka sinul võttis aega? Noh, ütleme, eks see on jälle lapsepõlve mingi trauma. Minul oli, ütleme, nähtavaks tulekuga kindlasti üks asi, kus mul, ma ei tea, mis klassis see oli, 4.-5. klass, kus lauluõpetaja ütles, et kuule, Sarapuu, et laulutunnis sina ja küll oma suu kinni. Noh, come on, no see on ju nii otsene asi, kus kuigi ma ütlen, et mul ei ole nagu inimestega suhtlemisega kunagi probleeme olnud. Ma olen tegelenud müügiga asjadega ja tõesti, ütleme, ma ütleks võib-olla isegi see on mu üks suuremaid andeid inimestega suhelda, kusjuures mul praegu tuligi see ka meelde, et kui mulle öeldi, et inimesed hakkavad sind kuulama. Mingid 5 aastat tagasi üks nägija ütles mulle, aga jah, eks see võttiski mul aega, et tullagi siis nähtavaks, aga kindlasti oli minu jaoks see sama lauluõpetaja, kes ütles mulle, et kuule, Sarapuu, hoia suu kinni. Ja noh, eks seal on veel igasuguseid muid asju ka, aga jah, me paneme ise ennast lukku. Siis jällegi hästi palju lapsepõlves kogetud asjadele või siis mingi võrdlusega, sind võrreldakse kellegiga, näe, tema on siuke, sina oled selline. Lapsel ei ole palju vaja, kus tehakse see klikk ära ja sa sulged ennast. Päris kurb. Päris kurb. Okei, aga viimase kohustuse küsimusena, et ma olen palju kuulnud sihukest lauset. Seda on rääkinud nii terapeudid, seda on rääkinud nii coachid, seda on rääkinud inimesed, kes on ise kogenud seda või ka kuidagi nagu mingi valdkonna spetsialistid, et kui elu ei muutu, siis järelikult pole piisavalt valus. Ja siis mõnikord nagu tegi küsimus, et kui valus peab olema siis? Et mõnel inimesel on reaalselt nagu väga valus juba tegelikult on, et me vaatame nii füüsilist maailma kogemust kui ka võib-olla siis seda vaimset, mis ta sees toimub. Ja etapiti need kindlasti need valu läved siis selle ühe valdkonna valu sees kõiguvad ja liiguvad ja muutuvad, aga et ma usun, et vaatajate seas on inimesi, kes on oma elust tundnud või ka täna tunnevad, et ma ei tea enam, kui rohkem valus peaks olema, et see muutuks. Kust see lause tuleb ja mida see tegelikult sinu arvates nagu tähendab? Noh, eks see tuleb ikkagi sellest, et tõesti siuksed, ütleme, need on jälle lood, kus tõesti inimene on nagu saanudki läbi mingisuguse siis negatiivse asja on tal tekkinud ühesõnaga see tõusmine või ärkamine või mis iganes. Ja sellest on tehtudki nagu jälle, et umbes, et sa peadki ikka sinna põhja kukkuma, et muu enne ei toimi midagi. Ja siis on jälle, me jõuame sinna kolmnurka, kus sa oledki seal ohvri rollis. Sa lihtsalt ise siis ei lase endal sealt välja tulla. Sa lihtsalt kogu aeg oledki see ohver, agressor, kus sa tümitad ennast ja sa ei saa aru, et sa teed seda alateadlikult. See ongi see kõige hullem lõks. Siis mõtledki, et ma teen ju kõike aga sa ei märka seda, kuidas alateadvus tõmbab sind, kui sa räägid endale mingit sisekõne kogu aeg, mis kogu aeg tõmbab sind alla. Võt see ongi, mida inimesed ei märka, seda sisekõnet. Ja siis mõtlevad, et nagu kuhu ma veel pean kukkuma või mida ma veel pean kogema. Aga see ongi pahas see, et tegelikult sa ei pea kuhugi kukkuma, vaid ongi see, et okei,
ma tahan minna ja asjad selgeks teha. Ja ongi see, me ei näe ise oma asju ja sellepärast öeldaksegi, et sa teiste asju näed kogu aeg, oledki, et kuule, miks sa seda teed, on ju. Et me ei näe lihtsalt oma asju. Sellepärast ongi terapeut või mis iganes, kuidas nimetada, et inimene, kes ühesõnaga aitab sul märgata sinu sees olevaid neid mustreid. Ja täpselt see, mida ka mina teen täna, et sellepärast oli ka, et ma otsisin ise ennast samamoodi. 18 aastat käisin ma seda eneseotsingu teed. Kui ma lõpuks sain, siis ühesõnaga jõudsin sinna, ütleme siis selle tunnete tasemele. Et ma teadsin kõik oma emotsiooni, ma olin tegelenud kõik oma vanemate mustrite, vanematega, kõik need konstellatsioonid, ühesõnaga bla, ühesõnaga. Siis täna ma ütlen, et jah, need on infot saada, aga need ei toimi. Enne, kui sa enda sees, ma jälle kordan seda, meil on 5 tajumeelt ja see toimib nii. 5 tajumeelt annavad signaali kehale. Keha annab signaali ajule, aju hakkab ette ennustama, mis nüüd võib juhtuda ja ta ennustab seda sinu pagasi pealt. Mida sa oled enda sinna kõvakettale salvestanud. Ja see olenebki siis sinu elust, milline su elu on, mis info seal on, kus sa kasvanud oled. Et millist infot sa oled enda sisse ühesõnaga alla laadinud. Ja sealt hakkab valima siis, mis võib juhtuda, kuna nagu ma olen öelnud, inimene toimib ellujäämisinstinktiid. Selleks on siis ego, nii-öelda, kes hakkab sulle siis sealt seda infot välja kaevama, mis võib juhtuda nii-öelda sinu siis kõvakettelt. Ja siis ongi, siis sa ei panegi seda alateadlikku juttu tähele, kuidas sa kogu aeg, sa unistad, sa teavet, sa taipamise, aga sa ei pane seda tähele, kuidas su alateadvus kõike neid kogu aeg tühistab läbi nende uskumuste ja hirmud. See ongi see kõige suurem lõks. Ja sa võidki jääda sinna ohvri rolli, kus sa jäädki rääkima kogu aeg, ma teen kõike, nagu mina olin samamoodi. Juba 4-5 aastat tagasi, nüüd võib-olla isegi rohkem, et ma ütlesin tõesti oma tuttavatele ka, et ma ei saa aru, mis toimub. Ma tean kõike. Ma olen kõik oma asjad nagu läbi teinud, kõik emotsioonid, asjad, bla. Ma tean kõike. Ei ole asja, millega ma ei ole tegelenud. Aga ma teadsin kõike. Ma teadsin kõike mõistuse tasandil, aga ma ei olnud kehast vabastanud. Ja kuna keha annab ajule selle informatsiooni, siis see toimib nii. Alles siis hakkasid asjad muutuma, ma hakkasin kehast. Täna ma ütlengi, kõigepealt tuleb pingest läbi minna, tundesse, tunne läbi elada või ütleme lasta tundel nähtavaks tulla kehas ja vabastada see tunne. Mitte see, et tunne läbi elada, see on vale sõna, et see, et käia emotsioonides, minna tagasi, elada kõiki neid läbi, see on täiesti mõttetu, et ühesõnaga, ma ütlen reaalselt, inimesed, kui te käite terapeutide juures ja te korrutate seal või psühholoogi juures või kus iganes, kui te korrutate oma läbi elatud emotsioone, siis te kinnistate need järjest rohkem oma identiteeti. Ja see ei toimi. Et selline sai tänane küsimused ja vastused. Aga soovin teile kõike head ja tegelege enda tunnetega. Kõik head.